Hea vaataja, täna me tegeleme esimese Peetruse kirjaga ja seda varakristlikus kontekstis. See kiri on adresseeritud Väike-Aasia piirkonna kogudustele, mis olid rajatud Apostel Pauluse missioonitöö tulemusena. Esimesel ja teise sajandi vahetusel on see piirkond seal Väike-Aasias majanduslikult väga hästi arenenud. Seal valitseb heaolu, tehniline innovatsioon ja majanduslik kasv. Seda kõike muidugi antiike tingimusi arvestades. Sotsioloogiliselt vaadelduna elab seal palju etnilisi gruppe, kes räägivad väga erinevaid keeli, kellel on erinevad kombed, hoiakud ja religioossed eelistused. See piirkond ja tekkinud kogudusedki on selle sõna kõige otsemas mõttes multikultuursed. On mitmekesisust ja on värvikust. Muuseas, Peetruse esimese kirja saajad ei ole nii-öelda beebi koguduse liikmed. Siin tuntakse juba koguduslikke struktuure, mida juhivad presbüüterid ehk vanemad. Nii öeldakse siin esimese Peetruse kirja 5. peatükis, 4. salmis. Vanemaid teie seas ma kutsun nüüd üles kui kaasvanem ja Kristuse kannatuste tunnistaja ning ühtlasi osaline tulevases kirkuses selle ilmumisel. Hoidke teile hoida antud Jumala karja mitte sunni pärast, vaid vabatahtlikult Jumala meele järgi, mitte häbiväärses kasuahnuses, vaid andunult, mitte nagu isandat liisuosa üle, vaid olles karjale eeskujuks. Niisiis on siin juba välja kujunenud kindlad usulised traditsioonid, leiva murdmine ja loomulikult ka ristimine. Kuid õnneks ei ole selles kirjas ikka veel viiteid märtrisurmadele. Kuid lisaks tavapärasele halvustamisele ja laimule, millega kristlased siin kokku puutusid, räägitakse aga siiski kannatustest, mis polnud ilmselt ainult psühholoogilist laadi. Võib arvata, et eriti madalamad ühiskonnakihid nägid kõige kurja juurena asjaolu, et nende vahetus naabruses elas kristlasi. Antiika religioosne mõtlemine põhines ju suuresti ideel, et nii riigi kui üksikisiku heaolu sõltub õigete jumalate austamisest. Impeerium isegi oli ju otse religioosne institutsioon. See oli nii-öelda jumalate riik. Asjaolu, et kristlased keeldusid toetamast ühiskondliku korra aluseks olevat riigikultust, oli paljudele kaasaegsetele ennekuulmatu. Sellele tuli kuidagi radikaalselt reageerida. Nii mõnegi jaoks oli ka füüsiline vägivald seejuures õigustatud vahendiks. Sellisest vägivallast ei tunnista ainult Uue Testamendi kirjutused, vaid ka varakristlikud märtrite toimikud. Võiks ju eeldada, et need toimikud sisaldavad vihast keevaid kirjeldusi, kuid nii see ei ole. Pigem kutsuvad kristlased siin oma vaenlastele andeks andma ja nende suhtes armastust üles näitama. Tagakiusatud kogudust kirjeldatakse nagu oaasi, kus Jumala elu loov vaim õljub üle kõigi nähtuste. Apostel Peetrus pöördub oma kirjas nende usklikkoguduste poole siiski julgustava sõnumiga. Ta ütleb,
ärgu aga keegi teie seast kannatagu mõrtsukana või vargana või kurjategijana või teiste ellu sekkujana. Aga kes kannatab kristlasena, ärgu häbenegu, vaid andku Jumalale au selle nimega. Sellepärast ka need, kes kannatavad Jumala tahtmise järgi, usaldagu oma hinged head tehes tema, see on ustava looja hoolde. See on kirjas 1. Peetruse 4. peatükk 15-16 salm ja 19 salm. Peetrus tahab öelda, te ei ole rämps, vaid kalli hinnaline varandus. Te olete ära valitud rahvas, Jumala omand, mis on sündinud tema pühast tahtest. Kuid sellisele äravalitusele, sellest hoolimata, sellest äravalitusest olete te ikkagi võõrad selles maailmas. Teie tõeline kodu ei ole siin vaid taevas, kuid just selle tõttu on tagakiusamised ka ootuspärased. Maailm ei suuda taluda jumaliku tõe valgust. Ja maailma reaktsioon on nende suhtes, kes seda valgust levitavad, just selle tõttu vaenulik ja vägivaldne. Seda oli näha Jumala poja Jeesuse enda elus, kui ta risti löödi, ja nii ei tohiks usklikke üllatada, et neid taga kiusatakse ja isegi tapetakse, sest see on selle maailma suhtes võõraste inimeste saatus. Tähelepanuväärne on siiski see, et pilt võõraks olemisest ei sisalda samas usklike endi jaoks maailmast eemaldumist. Vastupidi, neid kutsutakse üles olema maailma suhtes avatud ja pühendama Jeesuse vaimust lähtudes kaasinimeste, eriti nõrkade teenimisele ja olema oma hea käitumisega ühiskonnale eeskujuks. Selline hoiak oli parim argument levitatava laimu vastu. Peetruse esimest kirja lugedes tunneme, nagu räägiksin Jeesus ise. Siin kordub see, mida ta oli Johannese kirjas öelnud, kui maailm teid vihkab, siis teadke, et ta on mind vihanud enne kui teid. Kui te oleksite maailmas, siis maailm armastaks teid kui omi, aga et teie ei ole maailmast, vaid mina olen teid maailmast ära valinud, seepärast maailm vihkab teid. Pidage meeles sõna, mis mina teile olen öelnud, ei ole teener suurem kui ta isand. Kui nad on taga kiusanud mind, kiusavad nad taga teidki. Johannese evangeelium 15. peatükk 18-20 salme. Ja vaata, järgmine kord räägime algkoguduse arengust ja kujunemisest juba kokkuvõtlikumalt ja üldisemalt. Aga tänan tähelepanu eest ja Jumal õnnistagu teid.